Tervitused siit ilusalt kevadselt Eestimaalt. Täna on mai keskpaik ja väljas muru kasvab, mis mühiseb. Õunapuud hakkavad õitsema, lilled õitsevad, nurmenukud. Hästi ilus on ja viimane aeg tulla koju tagasi, kes iganes ja kus ka ei ole ringi reisinud. Palju on kindlasti märganud, et reisimine on keerukam. Kõik on keerukam. Olukord on ebastabiilne ja eks see tekitab lisamuresi täna ja ka homse suhtes. Ning eks nii mõnigi otsib meist võimalusi, kuidas paremini hakkama saada ja kuidas tulevikku kindlamalt vaadata. Ja eriti sellised asjad nagu oma kodu ehitamine, suhted, need vajavad sellist vundamenti, mille peal saab ehitada. Samuti vajab vundamenti näiteks suhted töö juures või siis sellised suhted või teadmine või kindlustunne, millele saab ka rajada teatud plaane tuleviku ehitamiseks. Ja see on tänase päeva, õhtu, öö teema, sõltub millal seda vaatate. See on, kuidas kindlust ära tunda, kuidas seda näha ja kuidas seda ära kasutada selleks, et oma tulevikku paremini luua. Ja jutt käib valdkonnast, mis võimaldab teil säästa, kõrvale panna ja luua ressursse siis järgnevateks aastateks ja tõenäoliselt ka aastakümneteks. Siin on kaks valikut, mida nagu valida või mis teed minna. Üks on nii-öelda vanakooli maailm, rahamaailm, finantsmaailm, üldse tehnikamaailm, kus te usute ja loodate sellele, et see, mis teile öeldakse, on tõsi, et kõik läheb nii, nagu keegi räägib, nagu keegi lubab, ilma et teie saaksite seda kontrollida. On ka teine maailm, mis on digitaalne, mis on plokiahela maailm, kus me teame, et kõik, mis toimub, on jäädvustatud, on salvestatud, seda ei saa muuta, seda ei saa ümber keerata, neid andmeid ei saa kustutada. Ja kui plokiahela tehnoloogiat õieti kasutada, siis on sellele üles võimalik ehitada hoopis turvalisem keskkond, millest toimetada ja ennekõike millest tulevikku oodata. Ja katsuks hästi lühidalt ja hästi maakeeli teile täna rääkida projektist nimega Hashnet, mis kasutab just plokiahela tehnoloogiat ja on esmakordselt toonud selle siis meie tavakasutajate jaoks sellisele tasemele, et teil on täielik ülevaade sellest, mis teie ressursside vahenditega toimub, kuhu nad lähevad, mis seal nendega tehakse, kuidas nad tagasi tulevad ja et te päriselt saate seda kõike reaalselt oma arvutist või telefonist reaalajas vaadata, kontrollida. Disclaimer, eesti keeles siis selgitus või selline märkus, et jagame siis oma kogemusi, informatsiooni Hashneti kui programmi kohta, ei ole tegemist finantskonsultatsiooni ega investeerimiskonsultatsiooniga, selleks on vaja siis litsenseeritud litsentsi ja luba, mis võimaldab sellega tegeleda. Täpsemalt saate siis disclaimeriga tutvuda ka Hashneti kodulehel või kui te lehekülje peatate sellest täpsemalt, siis sellega täpsemalt tutvute. Aga jätkame siis edasi oma teemaga, miks Hashnet. Ehk siis eesmärk on ikkagi luua endale mingisugust turvatunnet järgnevateks aastateks või ka tegelikult päris lähiajaks, sõltuvalt seda, mis suunas seda projekti enda jaoks tahate kasutada. Hashnet töötab aastast 2022, on asutatud Hongkongis ja on siis projekt, mis on üles ehitatud erinevate krüptoväärtuste kaevandamisele, ehk siis kaevandab mitmeid krüptosi korraga. Miks ma üldse räägin krüptode kaevandamisest ja miks ma valisin siis krüptosuuna, on loomulikult see, et läbi plokiahela
meil on päriselt võimalus kontrollida, mis seal toimub, kui ettevõte otsustab meiega infot jagada ja Hashnet seda teeb. Ning miks kaevandamine? Selle idee peale ma tulin alles hiljuti, see on sellepärast, et kaevandamine on tegelikult kõikide krüptovääringute alus. Kui ei oleks kaevandajaid, minerid inglise keeles, siis krüptosid ei eksisteeriks. Seega igasugused muud tehingud, treidimised, laenamised, kauplemised, mis iganes sa selle krüptoga teed, keegi peab nad enne tootma ehk kaevandama. Ja see on tegelikult kõige stabiilsem ja kõige jätkusuutlikum tegevus krüptomaailmas üldse. Ja sellepärast see on ka minu valik ja loodetavasti ka sobib teile, sest et krüpto kaevandamine on ja jääb. Nüüd on küsimus, kuidas seda teha kasumlikult niimoodi, et sellest kõik võidavad ja kuidas see siis enda jaoks ära kasutada. Ettevõte on siis pakkunud kaevandustegevust oma suurtele äripartneritele aastas 2022 ehk 4 aastat ja on teinud seda absoluutselt puhta ja veatu ajalooga, mida saab ka kontrollida. Ja tänaseks on ta maailmas siis multikrüpto kaevandamise nimekirjas 5. kohal ja etteruttavalt võib öelda, et plaaniks on ettevõttel jõuda lähiaastatel esimesele positsioonile. Tänaseks opereerib ettevõte siis 3 asukohas, millest 2 on Ameerikas, 1 on Etioopias. See on alles algus, suurem laienemine on kindlasti plaanis. Tänaseks on kaasatud siis üle $300 miljoni eest riistvara, millega kaevandustoiminguid tehakse, ehk on siis ettevõtte enda masinad. Ja 4 aasta jooksul on klientidele laiali jagatud juba 9400 bitcoini. Ehk 4 aastat on piisavalt pikk aeg, mis näitab ettevõtte jätkusuutlikkust ja edukust. Ja võib öelda, et keskmiselt uued ettevõtted, ükskõik mis valdkonnas, peavad vastu vähem kui 2 aastat ehk 90% ettevõtetest on kadunud siit ilma munalt enne kui 2 aastat täis saab. Nii et esimene märk on pandud maha ja paar nädalat tagasi siis ettevõte otsustas, et läheb institutsiooniliste investorite teenindamisest edasi siis selleni, et tuuakse või võimaldatakse siis projektis osaleda ka kõikidel meiesugustel tavalistel inimestel. Ja ettevõtte ärimudel on siis olnud siiamaani ja jätkuvalt, et kaevandustulemit ehk siis kaevandusest tulevaid bitcoine jaotatakse välja iga 8 tunni tagant ehk siis 3 korda ööpäevas. Ettevõtte omanik on Ian Assa, sündinud on ta Jamaikal just ja on hariduse saanud Ameerikas, mänginud Ameerika jalgpalli, on olnud tugev sportlane, kuid aastast 17 alates on olnud pioneer plokiahela ja tehisintellekti valdkonnas ja seda siis juba ammu aastaid tagasi, kui sellest veel üldse ei räägitud. Ta on tänaseks edukalt üles ehitanud ja müünud ära 2 suuremat krüptoprojekti, Token Toolkit ja Hedge Finance ning viimane neist siis sai ära müüdud investoritele ja selle projekti väärtuseks oli siis üle $500 miljoni krüptovahendeid, mis siis plokiahelasse olid investeeritud või mis oli nende väärtus. Ning ta on olnud siis speaker ja liider mitmetes krüptoprojektides ning tema artiklid on kajastatud väga paljude tunnustatud kanalite poolt, keda te siin all siis näete. Mis on Hashneti siis ärimudel või töökava on see, et nad kaevandavad 6 erinevat krüptovaluutat korraga. 4 erinevat masinat, näete need nimed siin, ei hakka ette lugema. Ja omapäraks siis kõikide teiste mitme mündi kaevandajatega võrreldes on see, et ettevõttel on oma loodud Alpha Engine, mis võimaldab
reaalajas praktiliselt lülitada ümber nende müntide kaevandamisele, mis on täna ja sel hetkel soodsamad. See tõstab tunduvalt tootlikkust, sellest natuke hiljem lähemalt. Lisaks teeb ettevõte veel koostööd mitmete maailma suurimate krüptovääringute kaevandajatega, nagu siit pildilt näha on. Seega ühest küljest siis on ettevõttel oma masinapark ja teisest küljest siis renditakse, ostetakse teenust juurde ka suurtelt kaevandusfarmidelt. Aastaid tagasi oli krüptokaevandamine võimalik ka oma masinatega, isegi lauaarvutitega, kuid see nõudis teadmisi, see nõudis investeeringuid, ta ei olnud paindlik, ta oli riskialdis, nõudis palju teadmisi ja tänaseks on see valdkond sisuliselt surnud. Ja aeg on liikunud edasi sinna maale, et läbi erinevate tehnoloogiliste lahenduste, smart contractide on võimalus kaevandusteenust osta või rentida läbi arvuti, läbi telefoni. Nii nagu seda pakub ka Hashnet oma partneritele. Eeliseks on see, et on võimalus mõne minutiga teha konto, reeglina on tegemist siis detsentraliseeritud finantsiga, ei nõuta ka dokumente ega isiku kinnitust. Mõni minut ja teil on projekt käimas. Te saate kasutada ära siis seda, et lihtsalt kasutate seadmeid, telefoni või arvutit ainult selleks, et ühenduda juba töötava infrastruktuuri või poolidega, mis ei nõua meilt kui kasutajatelt eraldi teadmist ega aega oskusi. Ja nagu enne oli juttu, Hashnet suudab siis reaalajas ehk siis 12 millisekundise täpsusega lülitada ümber nende coinide mainimisele, mis kaevandamisel, mis on hetkel tootlikumad. See tõstab ettevõtte ja meie kui klientide jaoks tootlikkust konkurentidest märksa kõrgemale tasemele. Ja see on üks oluline eelis, mis siis Hashneti liikmetel on oma konkurentide ees, kes kasutavad natukene võib-olla vanemaegset mudelit, mis ei ole nii paindlik. Likviidsus on tagatud sellega, et enamus vahendeid, mis siis kaevandavad kliendid siia projekti investeerivad, läheb seadmete rendiks. Ehk tegelikult te ostate reaalselt füüsilisi seadmeid ja seega vajadusel on võimalus tagasi müüa ja oma investeeritud kapital tagasi saada, kui selleks peab vajadus olema. See on ettevõtte garantii ja see on klientidele teada. Hashneti üks tsükkel liikmele kestab keskmiselt 4,5 aastat ja see tootlikkus siis makstakse teie kontole, Hashneti kontole välja iga päev ja 3 korda päevas. Ning see on siis teie valida, kas te sealt selle edasi kannate oma rahakotti või kuskile mujale, aga see on siis reaalne Bitcoin, mis tuleb teie siis nii-öelda kabinetti iga 8 tunni tagant. Ning kui 4,5 aastat on möödas, siis masinad ei ole küll uued, aga neil on olemas veel oma jääkväärtus ja teil on võimalus siis see jääkväärtus vahetada uute masinate vastu või siis jätkata nendega kaevandamist, ehk siis pärast 4,5 aasta perioodi lõppu te saate töötavad masinad, infrastruktuuri uuesti käibesse panna ja sellega oma kaevandustegevust jätkata, kui seda soovite. See peamine eelis meil konkurentide ees on siis 12 millisekundi kiiruseline alfa engine, mis on siis tehisintellekti baasil töötav siis algoritm, mida on treenitud 4 aastat reaalses elus ja ta jälgib
3 erinevat parameetrit krüptovaluuta kavandamises. See on hash rate, see on siis hash rate, see on tootlikkus ja see on siis hind. Ja nende 3 parameetrite alusel on ettevõte siis pannud kokku oma hinnangu või annab hinde igale 6 erinevale coinile, mis temal siis nii-öelda valikus on ja vastavalt sellele, kuidas siis nende 3 parameetri kombinatsioon hetkel on, masin suudab 12 millisekundise täpsusega lülitada ümber just nende coinide mainimisele, mis annavad hetkel kõrgema tulemi. Ja siin all on näiteks lihtne näide, et kui kell 10 hommikul Bitcoin on 7 ja kell 10.15 on näiteks Bitcoin Cashi tootlikkus 9, siis masin lülitab ümber ühelt coinilt teisele ja tootlikkus kasvab 28% selle lülitusega. Päevas võib neid lülitusi olla mitmeid või ka mitukümmend ja meil kõigil on reaalajas nähtav seesama protsess läbi Alpha Engine'i, kus te saate näha iga coini hetke hinnangut, mis on siis tema nii-öelda skoor või kui kõrge või kasumlik iga coini kavandamine hetkel on, missugune kaevur on parasjagu aktiivne ja mis on selle võimsus. Ehk see on siis meie unikaalne eelis kõikide teiste konkurentide ees ja veel kord, see on teil kõigile oma kabinetist otse näha ja jälgitav. Kuigi ettevõte kaevandab mitut erinevat krüptovaluutat ehk siis 6, siis väljamaksed tehakse teil ikkagi Bitcoins. Ettevõte konverteerib nad börsil ümber ja teie saate ühte kindlat vääringut, see on Bitcoini, siis iga 8 tunni tagant oma kabinetti ja iga päev on teil võimalus see sealt oma rahakotti välja tõsta, kui selleks peab soovi olema. Ei ole vist ammu saladus, et läbi aastate on Bitcoin investeerimisobjektina olnud kõige tootlikum siis ressurss või vahend ja sellepärast on ka valitud väljundiks Hashnetis siis just nimelt Bitcoin, kuna potentsiaal ja prognoos Bitcoini kasvule on täna siiski kõige suurem. Siin on suuremad investorid, institutsioonid, kes Bitcoini on investeerinud ja jätkuvalt investeerivad ja siin on erinevate nende prognoosid aastaks 2030. Loomulikult see ei ole garantii, aga see näitab suunda, kuhu poole Bitcoin võiks teel olla ja kui vaadata eelmist statistikat, siis ka see räägib sama keelt, aga loomulikult seda me ei tea, see on prognoos. Seega sellepärast on valitud Bitcoin siis selleks vahendiks, millega siis kaevandamise tulem meie rahakotti antakse. Loomulikult igaüks võib vajas vastavalt soovile võtta Bitcoin ümber konverteerida näiteks USDT-ks või milleski muuks. See on teie enda valik, aga täna ja praegu on väljamaksed siis iga 8 tundi tagant Bitcoinis. Nüüd, kuidas kogu protsess üldse alguse saab? Hashneti liikmeks pääseb ainult siis, kui teil on sõbra käest soovitus, sest et see on kogukonna kavandamine. Ja miks siis kogukond? See on sellepärast, et ettevõtte otsustas pärast 4 aastat institutsioonidega töötamist, et neil on ambitsioon kasvada suuremaks. Tänaselt 5. kohalt maailmast nad tahavad lähima paari aastaga jõuda esimeseks. Selleks, et nii kiiresti laieneda, on vaja uusi kliente ja institutsiooniliste investoritega rääkimine, lepingute tegemine võtab keskmiselt 6 kuud ühe suurema lepingu kohta. See on väga aeganõudev töö, see ei ole piisavalt kiire, see ei ole piisavalt paindlik. Seevastu, kui teha uks lahti kõigile, siis on võimalus igalühel kutsuda siia uusi liikmeid, sõpru, tuttavaid ja ettevõte on teinud põhjaliku analüüsi ja leidnud, et see on täna kõige kiirem ja kõige autentsem võimalus ja viis oma toodet ja teenust tutvustada, sest rahulolev klient on tegelikult ju kõige parem reklaamiagent
ja ettevõttel on piisavalt ressursse selleks, et siis premeerida neid, kes seda tööd teevad. Nagu ütlesin, ettevõttel 4 aastat tegevusajalugu ja selle aja jooksul on keskmine kasum ettevõttel olnud ligi 11% aastas, ligi 11% kuus erinevate aastate jooksul. Ning 11% kuus on täiesti okei number, kui me teame, et võib-olla vanakooli maailmas hea investeering aastas annab kuskil 10%. Ja kui me teame, et inflatsioon aastas on ka umbes 10%, siis tegelikult 10% investeeringu tootlikkusega aastas palju kasumisse ei jõuagi, jääme nulli. Ehk siis Hasheti numbrid on tunduvalt kõrgemad, kui seda on lihtsalt Bitcoini kaevandamisel, sest Bitcoini kaevandamine on läinud aastatega aina keerulisemaks ja eriti viimase aastaga oleme näinud ja jälginud, et tootlikkus on kukkunud lausa mitu korda ja näiteks Eric Trump, kellel on olemas ka siis oma ettevõte, kes Bitcoini kaevandab, avaldas eelmise kvartali numbrid, mis olid korralikus kahjumis. Sest ainult ühe mündiga on paindlikkust vähe. Mida siis pakub Hashnet oma liikmetele? Meil on olemas 3 nii-öelda paketti või hinnaskaalat. Kõige soodsam algab siis $150, selle nimi on Advanced ja tema baas siis nii-öelda rate inglise keeles ehk baas sissetulek on garanteeritult, see on siis garanteeritult 5% kuus. Sellel on võimalus juurde osta ka nii-öelda võimendus ja läbi sellega saab siis keskmiselt 7,4% kuus. Võimendusega kaevandustulem on natukene kõikuv, pluss miinus, aga ta jääb sinna 7,5% ümber. Pakett on erinevate hindadega ning järgmine tase algab $10,000, see on siis ultra, seal on keskmine tootlikkus koos võimendusega 7,8% kuus, aga baas tootlikkus, baasgarantii on 5,25% kuus, jällegi väljamaksed 3 korda ööpäevas ja Bitcoinis. Ning suuremad numbrid algab $50,000 ja siis on keskmine tootlikkus 8,2% kuus, kuid garanteeritud baas tootlikkus on 5,5% kuus. Ning need on numbrid, mida ettevõte saab garanteerida, sest nagu ma just enne ütlesin, mitmete aastate keskmine on ettevõttel olnud 10% kuus. Kuid viimased paar kuud on olnud eriti head, sest Alpha Engine on muutunud aina targemaks, aina nutikamaks, oskab teha täpsemaid ennustusi, oskab lülitada õigel hetkel ja kiiremini ning viimase kuu paari, täpsemalt öeldes eelmise kuu tootlikkus näiteks oli ettevõttel 38% kasumit Bitcoini kaevandamisest, sest et algoritmid on paranenud ja tulem on läinud tunduvalt paremaks ning ettevõte just on toonud välja sellise võimaluse liikmetele, et jagada seda lisakasumit, mis siis ettevõte on teeninud ja teenib parematel aegadel, jagada seda oma liikmetega ja selleks ongi siis nii-öelda see kõrgendatud tootlikkusega paketvõimalus osta. Tõsi, see pakkumine on ajutine, see kestab ainult juulikuu lõpuni ehk tegelikult siis esimese paari kuu jooksul, aga sellegipoolest täna ja praegu on sellest mõtet rääkida, sest et see üks ostetud siis kõrgema tootlikkusega kaevanduspakett töötab teie jaoks terve aasta.
Kaks varianti on Bitcoini kogumiseks. Üks on osta teda börsilt ja hoida ja teine on siis loomulikult investeerida kaevandusseadmetesse ehk masinatesse ja lasta järgmised 4,5 aastat siis Bitcoinidel koguneda ning sellisel kujul loomulikult on teil järgmise 4 aasta jooksul väärtusi Bitcoinides tunduvalt rohkem kui seda traditsioonilistel meetoditel Bitcoini kogudes oleks võimalus saada. Ning siin on lihtsalt näide, kui alustada $100,000 kapitaliga, aga sama hästi võite alustada $10,000 või $1,000 kapitaliga või nagu pakettidest oli näha, kõige väiksem pakett on $150, mis tegelikult on taskukohane kõigile. Mingit kuutasu, aastatasu ega muid lisakulusi kaasa ei tule ja seega siis tegelikult mingit konkse ega lisatingimusi ei ole ja see teeb selle otsustamise hästi lihtsaks ning projekti tegelikult siis läbipaistvaks, arusaadavaks ja tänu sellele ka turvaliseks. Nagu juba mainisin varem, et kui kellelgi tekib vajadus või soov oma investeeritud kapital ühel teisel põhjusel tagasi saada, siis on seda võimalik teha oma siis riistvara tagasi müües kas siis Hashneti marketplace'is või siis kui seal keegi ei osta, siis see on ettevõtte lubadus ja garantii, et ettevõte ostab need seadmed tagasi. Loomulikult ei saa te päris 100% ostuhinnast, sest seadmed mingil määral amortiseeruvad, kuid teie kaevandatud Bitcoinid jäävad teile ja siis tagastatud raha seadmetest saate te mõne nädala jooksul endale tagasi. Seega see teeb selle investeeringu siis kaevandusmasinatesse turvaliseks ka neile, kellel võib tekkida olukord, et seda raha on vaja varem kasutada mingisuguses olukorras. Ja jällegi, kuna ettevõttel on olemas eraldi reservfond selleks, millest maksta välja garanteeritud ette nähtud kuutootlikkus, siis sellest tehakse ka muud väljamaksed, vajadusel ka siis näiteks masinat tagasiost, ehk siis ligi pool ressurssidest, mida ettevõte kaevandab, jäävad tal tegelikult reservfondi seisma pärast seda, kui on makstud ära kulud elektri eest, siis hostingu eest, muude teenuste eest, mida on vaja selleks, et kaevandusteenust ülal pidada. Ja see reservfond, mida ettevõte hoiab siis pidevalt, ongi just selleks, et sellest katta kõik muud lisakulud, sealhulgas ka kulud turundusele, mis siis kaasnevad sellega, kui te seda projekti soovitate, pakute oma tuttavatele ja olete valinud tee ka siis nii-öelda ettevõtte kasvule käsi külge lüüa. Nüüd on veel üks võimalus, mida võib-olla paljud ei hinda või ei arvesta sellega või ei pea seda nagu reaalselt, kuidas öelda siis, võimalikuks on see, et te saate oma energia, ajakulu pöörata kaevandustulemiks. See tähendab seda, et nagu ma juba olen paar korda maininud, Hashnet töötab läbi kogukonna kaevandusmudeli, mis tähendab seda, et ettevõtte plaan kasvada maailma suurimaks oma valdkonnas saab toimuda ainult siis, kui me aitame oma liikmetel projekti tutvustada ja loomulikult ettevõte selle eest siis premeerib erinevate tasudega ning üks võimalus need tasud, mis selle tööga teil tulevad, tagasi panna automaatselt kaevandusse. Seega näiteks
töötab see väga hästi juhul, kui idee meeldib, kui tahaks säästa, aga täna seda ressurssi, vaba raha, pereeelarve kõrvalt, palga kõrvalt ei ole piisavalt võtta, siis on võimalus tööga ja oma ajaga teenida lisaks ning see lisa sissetulek tagasi investeerida otse kaevandusse. See on äärmiselt mõistlik ja paindlik lahendus ja väljapääs väga-väga paljudele, sellepärast et olgem ausad, Eestis elatustase on Euroopa üks madalamaid ja kuigi ambitsioone võiks ju meil olla, tahaks kuskile midagi paigutada, tuleviku jaoks midagi säästa, aga lihtsalt ei ole võtta. Ja ettevõte on andnud meile selle võimaluse, et seda siis vastavalt teie soovile, vajadusele ja võimele teha. Ja loomulikult ettevõte on pannud väga suure rõhu sellele, et aidata siis kogukonnal kasvada ja kasvõi selle näol, et iga nädal, iga päev toimub koolitusi ettevõtte poolt, aga loomulikult seda teeb ka meie enda meeskond ja teevad paljud teised, sest kogukond on tegelikult väga suur jõud ja see aitab paljudest probleemidest ja takistustest üle saada. Täna me rohkem siis ei lähe selle boonuste ega muu poole, sest et eesmärk on see, et kas Hashnet kui projekt selline on tekitanud teis usaldust, kas oli arusaadav, millele tegevus põhineb ja võib-olla kõige tähtsam, mis ma proovisin täna välja tuua nii lihtsalt, kui ma oskan, just see, et oma kabinetis teil on näha kõik, mis on seotud ülekannetega, mis on seotud siis kaevandusmasinatega, kaevuritega, ehk siis teisisõnu ettevõte on kogu oma plokiahelas tehtavad finantstehingud, ülekanded kõigile liikmetele nähtavaks läbi selle sama Alpha Engine'i, smart kontraktide ja siis blockchain.com nii-öelda lahenduste, et teil oleks usaldus selle koha pealt, mida ettevõte teeb, mida ta on lubanud ja et ei jääks ainult asi sõnade taha, siis need samad plokiahela tehingud on kõigile teie koduleheküljelt nähtavad. Kui mõni ettevõte räägib ja eriti just plokiahela ettevõte räägib ja lubab palju, aga teile mitte midagi ei näita või teil ei ole võimalus kontrollida seda, mis on lubatud, siis pigem on tegemist projektiga, kus tasub olla ettevaatlik, et midagi ei pea paika. See oli täna esimene osa Hashneti siis projektist. See oli ka minu poolt esimene kord, kui ma teen seda eesti keeles ja sellisel kujul, seega järgmine kord tõenäoliselt juba veelgi natuke paremini ja natukene konkreetsemalt. Järgmistes videodes räägime põhjalikumalt sellest, kuidas töötab preemiasüsteem, kuidas saab siin ka oma tööga teenida ja ehitada endal karjääri ja sissetulekuid ja ühes videos kindlasti vaatame lähemalt kodulehekülge, oma kabinetti, mis seal on, mis sealt näha, kuidas see töötab, et kõik oleks selge ja siis tulevad ka küsimused, vastused, webinarid, kohtumised, kõike seda, mis teil on vaja selleks, et ennast tunda mugavalt, turvaliselt ja selle projektiga koos aidata oma tulevikuplaane kindlustada, sest Hashneti eesmärk on täielik läbipaistvus ja täielik nii-öelda autentsus, et mitte midagi ei oleks varjatud. Lõpetuseks pange omal kalendrisse kirjaks kuupäev, see on 7. juuni 2026 Tallinn, kus firma omanik Ian Assa tuleb siia ja tutvustab oma projekti kõigile, vastab küsimustele ja teeme korraliku
huvitava, hariva siis päeva Hashneti teemal. Täna ei tea veel kellaaega ja ei tea kohta, niipea kui see on teada, saate sellest siis nii-öelda loomulikult ka teavitatud ning video kommentaaridesse panen juurde ka oma Telegrami kanali lingi, ehk siis tänasest on olemas ka Telegramis Hashnet Estonia kanal, kus hoiame teid kõike info, uudiste ja materjalidega kursis. Nii et minu poolt tänud kuulamast, vaatamast. Võtke kindlasti ühendust, et kellel on soovi ja tahtmist teada saada ja projektiga edasi liikuda, et ma teaks, kellega ühendust võtta ja kellele tuge anda. Seniks siis kõige paremat, ilusat kevadet ja peatse kohtumiseni juba järgmises videos.